Selles lõputus universumis on üks küsimus, mis on inimkonda juba ammu vaevanud. Kas me oleme tõesti ainsad elusolendid kogu universumis? Aastaid on seda küsimust ikka ja jälle küsinud teadlased, astronoomid ja isegi tavalised inimesed. Kuid hoolimata miljonitest tundidest taeva jälgimisel pole siiani otsest tõendit selle kohta, et teistel planeetidel oleks elu. Kuni saabus üks üllatav teadaanne. 2025 aasta 17. aprillil teatasid teadlased, et nad võivad olla avastanud elumärke ühel kaugel planeedil nimega K218b. See planeet asub maast enam kui 120 valgusaasta kaugusel ja seda uurib nüüd põhjalikumalt James Webbi kosmoseteleskoop. Teadlaste sõnul leidsid nad K218b atmosfäärist mõningaid kemikaale, mis on maal tavaliselt seotud eluga. Aga isegi kui vastus pole veel kindel, on üks asi selge. Oleme nüüd lähemal kui kunagi varem võimalusele leida elu väljaspool maad. Ja siin algabki veelgi intrigeerivam küsimus. Kui teistel planeetidel tõesti elu eksisteerib, siis milline see võiks välja näha? Kas nad võivad sarnaneda loomadele, keda me praegu tunneme, või on nad hoopis nii erinevad, et me ei tunneks neid kohe äragi? Selles videos uurime kõiki teadlaste avastusi, samuti vaatame, kuidas nad jõudsid järeldusele, et elu tõesti eksisteerib ka teistel planeetidel peale Maa. Ja me vastame ka suurele küsimusele, kas me oleme tõesti ainsad elusolendid kogu universumis? Alustame siis. Aga enne kui alustame arutelu, palun anna sellele videole üks meeldi ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Praegu kasutavad astrobioloogid bioloogia, keemia, füüsika ja planeediteaduse kombinatsiooni, et luua erinevaid võimalikke stsenaariume. Selle asemel, et otsida väikeseid rohelisi olendeid, nagu sageli filmides näha võib, püüavad nad mõista, milline elu tegelikult välja võiks näha maailmades, kus on teistsugune kliima, gravitatsioon ja tingimused kui Maal. Ja kui me hakkame selle võimaluse peale mõtlema, laieneb meie kujutlusvõime järsku. Juba meie enda galaktikas, mida nimetatakse linnuteeks, arvatakse olevat 100 miljardeid tähti ja paljudel neist tähtedest on ka oma enda süsteemid. Lihtsalt öeldes võib seal olla väga palju maailmu, mida me pole veel selgelt näinud. Ja kui elu tekkis siin Maal, on võimalik, et see tekkis ka mõnel neist maailmadest. Keegi ei tea seda praegu, kuid samal ajal kui teadlased ootavad järgmist suurt avastust, on nad hakanud juba looma mudeleid selle kohta, millised võiksid olla olendid teistel planeetidel. Ja üks huvitavamaid näiteid on niinimetatud veemaailmade kontseptsioon. Planeedid, mis on peaaegu täielikult ookeaniga kaetud. Maal kogu teadaolev elu sõltub veest. Teadlased usuvad, et esimesed organismid hakkasid ookeanis tekkima üle 4 miljardi aasta tagasi. Seetõttu, kui otsitakse potentsiaalset elu teistel planeetidel, on üks esimesi asju, mida astronoomid otsivad, vesi. Ja on üks planeet, mis on eriti uurijate tähelepanu köitnud. See on TOI 1452b eksoplaneet, mis asub maast umbes 100 valgusaasta kaugusel. Uuringute põhjal on see suurem kui meie planeet ja võib sisaldada tohutul hulgal vett. Tegelikult on olemas mudelid, mis näitavad, et sellel võib olla 1000 kordi rohkem vett kui Maal. Kui need prognoosid on õiged, võib selle planeedi kogu pind olla kaetud tohutu ookeaniga. Ja kui seal on elu, siis tõenäoliselt sai see alguse vee all. Kuid see ei tähenda, et see näeks täpselt välja nagu kalad, vaalad või haid, keda me tunneme. Siiski on bioloogias üks oluline printsiip, mis võib anda vihje ja seda nimetatakse konvergentseks evolutsiooniks. See on protsess, kus erinevad organismid omandavad sarnase kuju, kuna nad elavad sarnases keskkonnas. Näiteks hai, delfiin ja mõned iidsed mereroomajad. Nad ei ole sugulased, kuid kuna nad kõik elasid vees, on nende kuju peaaegu ühesugune. Neil on pikk keha, kitsas esiosa ja nad on kujundatud nii, et nad saaksid kiiresti vees ujuda. Seetõttu usuvad mõned teadlased, et kui TOI 1452b ookeanis on aktiivseid ujujaid, võivad need samuti olla sarnased voolujoonelised kehad. Kuid võimalused sellega ei lõpe. Maailmas, mis koosneb peaaegu täielikult ookeanist, võivad eksisteerida olendid, kes on suuremad kui ükski loom, keda inimene on kunagi näinud. Maal on sinivaal suurim loom, keda me tunneme.
aga teistel planeetidel, eriti kui seal on teistsugused keskkonnatingimused, võivad eksisteerida organismid, mis on sellest mitu korda suuremad. Hiiglaslikud olendid, kes võivad valitseda ookeani sügavaimates osades. Olendid, kes meie vaatenurgast näivad nagu ulmest pärit koletised, kuid nende maailmas on nad lihtsalt tavaline osa ökosüsteemist. Ja mida sügavamale me selles kujutlusvõime ja teaduse ookeanis sukeldume, seda enam mõistame, kui vähe me tegelikult universumi elust teame. Sest võib-olla ei leia me kõige kummalisemaid olendeid filmidest, vaid hoopis maailmadest, kuhu me pole veel jõudnud. Kuid samal ajal, kui me räägime võimalusest, et ookeani pinnal võivad eksisteerida hiiglaslikud olendid, tekib veel üks palju rabavam küsimus. Mis veel võiks peituda nende merede kõige sügavamates kihtides? Isegi siin maal on palju ookeani osi, kuhu inimene pole peaaegu üldse jõudnud. Ja üks kõige ekstreemsemaid paiku on Mariani süvik, kus sügavus ulatub peaaegu 7 miilini. Kuid hoolimata tohutust surve tugevusest avastavad teadlased siit ikka ja jälle erinevaid eluvorme, mis on suutnud selliste tingimustega kohaneda. See näitab teaduses üht olulist õppetundi. Loodus näitab, et elu suudab eksisteerida isegi kohtades, mis tunduvad elamiseks täiesti võimatud. Seega, kui kuskil on ookeane, mis on sügavamad kui ükski maa peal, ei ole võimatu, et sealgi leidub organisme, kellel on täiesti omapärane eluviis. Kui TOI 1452b ookean on tõesti nii tohutud, nagu mõned planeedimudelid näitavad, võivad selle kõige sügavamates osades elavad olendid välja näha hoopis teistsugused. Selles piirkonnas on surve nii tugev, et loomadel, kellel on tugevad luud või paksud kestad, nagu paljudel maaloomadel, oleks seal raske ellu jääda. Tõenäoliselt suudavad siin ellu jääda olendid, kellel on pehmed ja elastsed kehad, mis taluvad nende ümber valitsevat suurt survet. Sellises sügavuses ei jõua ka päikesevalgus enam kohale ning kui valgust pole, võivad silmad muutuda kasutuks. Meie planeedil on kalu ja teisi süvaveeolendeid, kes toetuvad rohkem vee liikumise, vibratsioonide ja keemiliste signaalide tajumisele kui nägemisele. Võimalik, et sama juhtub ka teistel maailmadel. Selle asemel, et näha, võivad olendid oma keskkonda tajuda spetsiaalsete bioloogiliste sensorite abil, mida me maal veel näinud ei ole. On ka teadlasi, kes arvavad, et kui sellistes pimedates kohtades elu eksisteerib, siis on bioluminetsents tõenäoliselt nende ellujäämise oluline osa. See on võime toota oma enda valgust. Maal kasutatakse seda mõnede kalade, kalmaaride ja väikeste organismide poolt suhtlemiseks, saagi püüdmiseks või kiskjate eest peitumiseks. Ookeanis, kus pole ühtegi päikesekiirt, võib valgus olla kõige olulisem ellujäämise tööriist. Kuid astrobioloogid ei mõtle elust teistel planeetidel rääkides ainult ookeanidele. Tegelikult on teadlaste kogukonnas juba ammu arutatud veelgi kummalisemat ideed. Aga mis siis, kui elu ei ela ei maal ega vees? Mis siis, kui terve ökosüsteem hõljub lihtsalt pilvedes? 1976 aastal pakkusid astronoom Carl Sagan ja füüsik Edwin Salpeter välja ühe intrigeeriva võimaluse. Nende uuringu kohaselt on gaasihiidud atmosfääris piirkondi, mis ei ole liiga kuumad ega liiga külmad. Seega on seal võimalikud tingimused, mis võivad toetada teatud tüüpi elu. See ei tähenda, et tullukate elu oleks juba avastatud, see on lihtsalt teaduslik hüpotees. See tähendab, et elu ei pruugi esineda ainult maasarnastel planeetidel. Sellest hoolimata, kui kuuleme sõna planeet, mõtleme tavaliselt maale, mägedele, ookeanidele ja taevale. Kuid gaasigigandid koosnevad peaaegu täielikult paksust pilvest ja gaasist. Meil puudub kõva pind, millel kõndida, pole mandreid, pole metsi ja võib-olla pole seal maa omaga sarnast ookeani. Siiski nende atmosfääri kõrgemates kihtides on piirkondi, kus tingimused pole nii karmid kui planeedi alumistes osades. Ja siin tulevadki mängu teooriad võimalike õhus elavate ökosüsteemide kohta. Kui sellises maailmas peaks elu eksisteerima, siis see ei pruugi kõndida ega ujuda. Selle asemel võib see kogu elu hõljuda õhus. Mõned teadlaste poolt välja pakutud mudelid kirjeldavad organisme, kes kasutavad kergeid gaase, et püsida õigel kõrgusel. See oleks nagu õhulaeva loomulik versioon. Tiibade asemel võivad nad hoopis oma kõrgust kontrollida. Seda tehes muudavad nad oma kehas oleva gaasi koostist. Ja selle asemel, et süüa taimi või loomi, võivad nad otse saada energiat oma tähevalgusest või atmosfääris leiduvatest kemikaalidest. Selles punktis jõuame teaduse ja teadusliku kujutlusvõime piirile.
sest seni pole veel nähtud tõendeid selliste olendite olemasolu kohta. Kuid oluline pole see, kas iga detail nende mudelite puhul on õige. Tähtis on see, et need näitavad, kui laiad on võimalused, kui räägime elust universumis. Võib-olla on meie suurim viga arvata, et kogu elu peab olema sarnane elule, mida me tunneme. Sest mida rohkem me õpime tundma planeete väljaspool meie päikesesüsteemi, seda selgemaks saab üks tõde. Universum on kummalisem, avaram ja täis rohkem võimalusi, kui inimene kunagi varem on ette kujutanud. Siiski on üks asi, mida loodus ikka ja jälle tõestab. Elu suudab kohaneda isegi kõige raskemates tingimustes. Maal on organisme, kes elavad jäises Antarktikas, keevades hüdrotermiilistes lõõrides merepõhjas ja isegi kohtades, kus peaaegu pole hapnikku. Seetõttu usuvad paljud teadlased, et planeedi mugavus ei ole piisav alus, et öelda, kas seal võib elu olla või mitte. Mõnikord pole kõige olulisem küsimus see, kas elu on olemas, vaid millist tüüpi elu suudab tekkida äärmuslikes tingimustes. Heaks näiteks selle kohta on NNMS supermaade planeedid. Need on planeedid, mis on suuremad ja raskemad kui Maa, kuid mitte nii suured kui gaasihiiglased nagu Jupiter. Astronoomide sõnul on üks selle rühma kandidaate LHS 1140b eksoplaneet, mis asub meie planeedist umbes 49 valgusaasta kaugusel. Kuigi selle kohta on veel palju teadmata, on üks asi planeedi mudelite põhjal selge. Selle gravitatsioon on tugevam kui Maa gravitatsioon ja kui räägitakse elust, on gravitatsioon väga oluline tegur. Siin Maal me peaaegu ei pane seda tähele, sest oleme sellega lapsepõlvest peale harjunud. Aga kujuta ette, kui iga samm oleks justkui lisaraskusega sinu kehal. Sellises maailmas nõuab iga liigutus rohkem energiat. Selle tõttu võib evolutsioon liikuda hoopis teises suunas. Selle asemel, et eelistada kiirust, võib see hoopis eelistada vastupidavust. Sellisel planeedil on tõenäolisem, et ellu jäävad lühikesed, rasked ja tugeva kehaga olendid. Mitte sellepärast, et loodus eelistaks sellist disaini, vaid sellepärast, et see on tõhusam viis ellu jääda tugevama gravitatsioonijõu all. Kui sellisel planeedil üldse loomi leidub, siis ei pruugi nad sarnaneda kiirete kiskjatega, keda me Maal tunneme. Selle asemel võivad nad rohkem sarnaneda olenditega, kes keskenduvad energia säästmisele, aeglased, ettevaatlikud ja väga osavad ellujääjad. See muutub veelgi huvitavamaks, kui lisada külm kliima. Maal aeglustuvad paljud bioloogilised protsessid, kui temperatuur langeb. Mõned loomad jäävad talveunne, samas kui teised arendavad välja paksu kaitse külma vastu. Kui ühendada tugev gravitatsioon ja tugev külm, on võimalik, et tekivad organismid, mis liiguvad ainult siis, kui see on vajalik. Iga liigutus on oluline, iga kalor on tähtis ja iga viga võib olla määrava tähtsusega. See võib põhjustada väärtuslikku energiakaotust. Sellises maailmas võib suurimaks eeliseks olla mitte jõud või kiirus, vaid kallatlikkus. Kuid mitte kõigil planeetidel ei ole ülivõimsat gravitatsiooni. Võimaluste teisel äärmusel on maailmad, kus gravitatsioon on maast nõrgem. Ja siin hakkab pilt muutuma veelgi kummalisemaks. Kui gravitatsioon on nõrgem, on kehal lihtsam suuremat massi toetada. See on põhjus, miks paljud teadlased kasutavad madala gravitatsiooniga maailmu. Näiteks, kui räägitakse ülisuurete organismide võimalikkusest. Üks süsteemidest, mida sageli arutatakse, on TRAPPIST-1 süsteem. See on rühm planeete, mis tiirlevad väikese tähe ümber, mis asub umbes 40 valgusaasta kaugusel Maast. Mõned neist planeetidest asuvad niinimetatud elamiskõlblikus tsoonis, piirkonnas, kus vedelvesi võib püsida sõltuvalt planeedi muudest tingimustest. Oluline on meeles pidada, et ühelgi neist maailmadest pole veel elu avastatud, kuid need annavad teadlastele võimaluse uurida, kuidas ökosüsteemid võivad areneda teistsuguses keskkonnas. Maailmas, kus on nõrgem gravitatsioon, tõmbab organisme alla vähem jõudu. Seetõttu on taimede jaoks võimalik kasvada palju pikemaks kui Maal ning samuti võivad eksisteerida lendavad olendid, kes on palju suuremad kui ükski tänapäeval tuntud lind. Ja kui toitu on piisavalt ning evolutsiooniks on piisavalt aega, võivad ilmuda ka loomad, kes ületavad suuruselt enamiku Maa eelajaloolistest olenditest. See ei ole ennustus ega ka tõend. See on lihtsalt teaduslik võimalus, mida uuritakse astrobioloogia valdkonnas. Ja siin muutub vestlus veelgi põnevamaks,
Sest mida rohkem me avastame eksoplaneete, seda laiemaks muutub ka nimekiri eluvõimalikest elupaikadest. On maailmu, mis on täielikult kaetud veega, on maailmu, mis koosnevad ainult pilvedest ja gaasist, on maailmu, kus gravitatsioon on tugevam ja on ka maailmu, kus võib olla kergem tunne kui Maal. Iga uue avastatud planeediga laieneb ka meie arusaam ühest lihtsast tõestusest. Võib-olla ei järgi elu universumis ühte ainsat mustrit. Siiani põhineb kogu elu, mida me teame, ühel suurel alusel – süsinikul. Inimese kehas, taimedes, loomades, bakterites ja peaaegu kõigis organismides, mida teadus on uurinud, on süsinik üks tähtsamaid ehituskive. See aitab moodustada DNA-d, valke, rasvu, süsivesikuid ja palju teisi keerulisi molekule, mis on elu jaoks vajalikud. Aga siit algabki sügavam küsimus. Mis siis, kui elu teistel planeetidel ei põhine süsinikul? Mis siis, kui kusagil universumis on maailm, kus organismid ei koosne lihast, verest, nahast ega rakkudest nagu meil? Teaduses ei peeta seda kinnitatud faktiks. Me ei ole veel avastanud ühtegi ränipõhist elu ega muud tüüpi elu, mis ei oleks süsinikupõhine, kuid seda uuritakse kui võimalust. Kuna universum on nii suur, siis mõned teadlased on ettevaatlikud ega taha piirata elu tähendust ainult sellega, mida me Maal näeme. Üks elementidest, millest sageli räägitakse, on räni. See asub perioodilistustabelis süsiniku lähedal ja suudab samuti moodustada mõningaid keerukaid struktuure. Seetõttu on see paljudes tabloidides saanud lemmikteemaks astrobioloogias ja ulmekirjanduses. Kuid oluline on selgitada, see ei tähenda, et räni baasil elu oleks lihtne tekkima. Maal on süsinik elukeemias palju paindlikum ja kasulikum. See suudab paremini moodustada pikki ahelaid ja stabiilseid molekule, mis on vajalikud bioloogiliste süsteemide jaoks. Seega, kui kusagil teisel maailmal eksisteerib räni baasil elu, oleks see tõenäoliselt väga erinev kõigest, mida me tunneme. Kujutage ette planeeti nagu Kepler 16. NASA andmetel on see eksoplaneet, mis on Maast suurem ja asub oma tähe elamiskõlblikus tsoonis. Pole veel teada, kas seal on elu ja samuti pole kinnitatud, millised on selle pinna tegelikud tingimused. Aga mõttelise eksperimendina on see hea näide maailmast, mis võib panna meid mõtlema elule väljaspool Maa sarnast elu. Kui planeedil on teistsugune keemia, teistsugune rõhk, teistsugune temperatuur ja teistsugused olemasolevad materjalid, on võimalik, et elu seal ei kasuta samu asju. See liigub, sööb või paljuneb viisil, mis on meile tuttav. Võib-olla näeb mõni organism välja nagu kivi, võib-olla on selle keha nagu kristall. Võib-olla liigub see nii aeglaselt, et inimese silmale tundub see lihtsalt elutu. See ei ole loom, see ei ole taim, see ei ole bakter. Aga omaenda maailmas võib sellel olla oma viis energia saamiseks, struktuuri loomiseks ja mustri edasiandmiseks järgmisele põlvkonnale. Selle asemel, et kasutada DNA-d, võib sellel olla mõni muu süsteem, mis talletab informatsiooni. Me ei tea, kas see on päris looduses võimalik. Kuid on olemas hüpoteese, mis ütlevad, et informatsiooni võib kodeerida aatomite paigutusse, laengutesse või korduvatesse kristallstruktuuridesse. Kui see nii on, siis ei oleks paljunemine nagu sünnitamine või rakkude jagunemine. See sarnaneks pigem mustri aeglasele kasvule, nagu kristall, mis levib, nagu kivi, mis aeglaselt loob enda koopiat. Ja kui ümbritsevas temperatuuris, rõhus või materjalides on muutusi, võib tekkida variatsioon. Maal nimetame me geneetilise koodi muutust mutatsiooniks. Sellises võõras süsteemis võib mutatsioon olla lihtsalt viga struktuuri kasvamisel. Väike muutus kujus, teistsugune paksus, teistsugune muster, teistsugune reaktsioon keskkonnale. Ja siin tulebki mängu looduslik valik. See ei vali kõige kiiremat ega kõige targemat. See valib kõige vastupidavama. Selle, kes suudab püsida. Selle, kes suudab oma mustrit korrata. See, kes suudab ellu jääda maailmas, mis meie jaoks näib surnud. Kuid mida enam me eemaldume elu tuttavast kujust, seda enam avaneb veel üks, veelgi suurem võimalus. Aga mis siis, kui see, mida me otsime, ei ole lihtsalt tavaline organism? Mis siis, kui kusagil linnutee galaktikas on tsivilisatsioon, mis on meist arenenum? See ei ole väide. Meil ei ole veel kinnitatud tõendeid tullukate tsivilisatsiooni kohta, kuid on teadlasi, kes otsivad niinimetatud tehnoloogiat. See tähendab võimalikke tehnoloogia jälgi kosmoses. Mitte hääleheli, mitte kosmoselaev, mis kaamera eest läbi lendab, vaid mustrid valguses, soojuses või energias, mis võivad viidata sellele, et keegi kasutab arenenud tehnoloogiat.
Üks selle kõige tuntumaid ideid on Dysoni sfäär. See on hüpoteetiline struktuur, mille võib ehitada väga arenenud tsivilisatsioon, et koguda oma täheenergiat. See ei ole tegelikult kinnitatud struktuur. See on kontseptsioon, mida on SETI uurimistöös juba ammu uuritud. Sest kui on olemas tsivilisatsioon, mis suudab kasutada tohutul hulgal energiat, võib see jätta tuvastatava soojusjälje. Viimasel ajal on tehtud uuringuid, kus on vaadeldud miljoneid tähti, kasutades optilisi ja infrapuna andmeid. Mõned tähed on osutunud kandidaatideks, kuna neil on ebatavaline infrapuna ülejääk. Kuid siiani pole see tõend tullukate tsivilisatsiooni kohta. See võib olla lihtsalt loomulik seletus, võib olla tolm, võib olla ebatavaline tähe aktiivsus. See võib olla andmete piirangute tõttu. Seetõttu on vaja täiendavaid vaatlusi, enne kui saab teha kindla järelduse. Ja siin tulebki mängu Kardashevi skaala. 1964. Aastal pakkus nõukogude astronoom Nikolai Kardashev välja viisi, kuidas mõelda arenenud tsivilisatsioonide tasemete peale, lähtudes sellest, kui palju energiat nad suudavad kasutada. Lihtsustatult öeldes suudab esimest tüüpi tsivilisatsioon kasutada kogu oma planeedi energiaressursse. Teist tüüpi tsivilisatsioon suudab kasutada oma täheenergiat ja kolmandat tüüpi tsivilisatsioon on juba peaaegu galaktilisel tasemel. Meie inimtsivilisatsioonina pole veel isegi esimese tüübi tasemele jõudnud. Seega, kui on olemas tsivilisatsioon, mis on meist arenenum, võib nende ja meie tehnoloogia vahel olla tohutu vahe. Võib-olla me ei näe neid mitte sellepärast, et neid pole olemas, vaid sellepärast, et me otsime valesti. Oleme harjunud otsima elu nagu maal. Vett, süsinikku, hapnikku, meie omaga sarnast planeeti, aga võib-olla on universumis elu tekkimiseks hoopis teistsuguseid viise. Võib-olla on elu, mis hõljub pilvedes. Võib-olla on elu, mis peitub ookeani all. Võib-olla on elu, mis on aeglane nagu kivi. Ja võib-olla on intelligentsus, mis ei kasuta enam tehnoloogiat viisil, mida meie mõistame. Lõppkokkuvõttes pole kõige raskem osa tullukaelu otsimisel ainult planeetide kaugus, vaid meie kujutlusvõime piirid. Sest kui elu teistel maailmadel on väga erinev maaelust, siis võib-olla me juba vaatame selle märke, me lihtsalt ei tea, kuidas neid ära tunda. Kui me uurime inimkonna ajalugu, märkame, et peaaegu iga põlvkond usub, et just nemad elavad kõige suuremate muutuste ajastul. Aga on põhjus, miks meie aeg on praegu teistsugune. Vaid mõne aastakümnega oleme jõudnud esimestest arvutitest tehisintellektini, mis suudab kirjutada, rääkida, luua pilte ja aidata teadusuuringutes. Samaaegselt areneb kiiresti ka robootika, taastuvenergia, biotehnoloogia ja kosmoseuuringud. Selle tõttu on teadlaste huvi taas ärganud ühe vana idee vastu, mille tutvustas nõukogude astronoom Nikolai Kardashev juba 1964 aastal. Ta püüdis vastata ühele lihtsale küsimusele. Kuidas me saame mõõta, kui arenenud on üks tsivilisatsioon? Selle asemel, et vaadata rahvaarvu, majanduse suurust või sõjalist jõudu, kasutas ta mõõdupuuna energiat. Sest lõpuks sõltub peaaegu kogu tehnoloogia energiast. Mida rohkem energiat, seda rohkem saab teha, seda kõrgem on arengutase. Sellest vaatenurgast ei kuulu inimkond veel isegi Kardashevi skaala esimesele tasemele. Tegelikult nimetavad paljud teadlased meid alles üheks tsivilisatsiooniks, mis on alles arengu esimestel sammudel. Kuigi oleme juba saatnud kosmoselaevu päikesesüsteemi erinevatesse osadesse, sõltume endiselt oma planeedi piiratud ressurssidest. Me kasutame endiselt naftat, kivisütt ja maagaasi. Me seisame endiselt silmitsi väljakutsetega nagu kliimamuutused, energiajulgeolek ja ressursihaldus. Lihtsalt öeldes on meil veel pikk tee minna. Kuid see ei tähenda, et meie potentsiaal oleks väike. Erinevates laborites üle kogu maailma uurivad teadlased praegu tuumasünteesi energiat. Tehnoloogiat, mis võib õnnestumise korral pakkuda tohutul hulgal puhast energiat laialdaseks kasutamiseks. Samal ajal laienevad pidevalt ka plaanid inimeste püsiva kohaloleku tagamiseks kosmoses. On missioone Kuule, on plaane Marsile ning on kontseptsioone, mis praegu tunduvad nagu ulme, kuid mida mõned teadlased tõsiselt uurivad. Siin tulebki mängu tüüp 1 tsivilisatsiooni idee. Kaasaegse Kardashevi skaala tõlgenduse kohaselt on tüüp 1 tsivilisatsioon ühiskond, mis suudab kasutada ja hallata suuremat osa oma enda planeedil kättesaadavast energiast.
see ei tähenda, et nad kontrollivad juba ilma või suudavad kogu maailma ühe nupuvajutusega muuta. Mõned sellised ideed on endiselt spekulatiivsed, kuid need näitavad suunda, kuhu areng võib liikuda. Seejärel liigume väga arenenud planeedi tsivilisatsiooni poole. Kujutage ette maailma, kus peaaegu kogu energia tuleb puhastest allikatest. Päikesesüsteemid on palju tõhusamad kui praegu, tuumatehnoloogia järgmised põlvkonnad, nutikad infrastruktuurid, mis suudavad vähendada ressursside raiskamist ning globaalsed süsteemid, mis suudavad paremini lahendada kogu planeeti mõjutavaid probleeme. Sellel tasemel võib inimkond olla rohkem keskendunud teaduslikule uurimisele kui piiratud ressursside pärast võitlemisel. Kuid ükskõik kui arenenud ka Type 1 tsivilisatsioon poleks, on sellel siiski piirangud. See on endiselt seotud omaenda tähesüsteemiga. Ja siin hakkavad järgmised tasemed muutuma veelgi ambitsioonikamaks. Kardashevi skaala teoreetilistes mudelites on Type 2 tsivilisatsioon ühiskond, mis suudab kasutada ära suure osa omaenda täheenergiast. See ei tähenda, et nad sõna otseses mõttes ehitaksid oma tähe ümber tohutu tahkekera. Tegelikult usuvad paljud teadlased, et selline disain ei ole praktiline. Selle asemel räägitakse sagedamini Dysoni parve kontseptsioonist. Suurest hulgast satelliitidest või energiat koguvatest struktuuridest, mis tiirlevad tähe ümber, et koguda osa selle kiiratavast energiast. Oluline on meeles pidada, et Dysoni parve pole veel leitud. Samuti pole praegu kinnitatud ühtegi tullukate megastruktuuri, kuid astronoomid kasutavad seda näitena inseneritööst, mida võiks teha väga arenenud tsivilisatsioon. Kui mõni ühiskond jõuab sellisele tasemele, muutub nende arusaam energiast. Energia, mida kogu maailm praegu kasutab, oleks väga väike võrreldes tavalise tähe poolt kiiratava energiaga. Ja sel hetkel võivad asjad, mis praegu tunduvad võimatud, muutuda palju realistlikumaks. Hiiglaslikud kosmoseelupaigad, kiirem reisimine planeetide vahel ja võib-olla esimesed tõsised katsed jõuda teiste tähtedeni. Me ei tea, kas mõni tsivilisatsioon on juba sellele tasemele jõudnud. Me ei tea ka, kas see on praktilise inseneritööga üldse võimalik. Kuid mida rohkem me taevasse vaatame ja avastame uusi eksoplaneete, seda selgemaks saab üks asi. Praegune inimkond võib olla alles ühe väga pika loo alguses. Üks lugu, mis võib ühel päeval ulatuda kaugemale maast, kaugemale päikesesüsteemist ja võib-olla isegi kaugemale piiridest, mida me praegu peame võimatuks. Kõigi nende üliedenenud tulnukad tsivilisatsioonide teooriate juures jääb sageli tähelepanuta üks oluline küsimus. Kui tõesti on olemas tsivilisatsioone, mis on meist miljoneid aastaid ees, siis miks me pole veel näinud selgeid tõendeid? See on tuntud astronoomia mõistatuse, mida nimetatakse Fermi paradoksiks, keskne küsimus. Lihtsamalt öeldes kõlab küsimus nii, kui universum on nii tohutu ja seal on nii palju planeete, kus elu võiks eksisteerida, siis kus nad kõik on? NASA andmetel on viimastel aastakümnetel avastatud tuhandeid eksoplaneete ja astronoomide hinnangul võib ainult linnude ees olla 100 miljoneid potentsiaalselt elamiskõlblikke maailmu. Kui see nii on, siis miks pole siiani selgeid märke tullukate tsivilisatsioonist? On mitmeid võimalikke vastuseid. Võib-olla on nad meist väga kaugel, võib-olla on nad väga haruldased. Või võib-olla otsime me lihtsalt valel viisil. Paljude aastate jooksul on enamik maavälise intelligentsuse otsimise projekte keskendunud raadiosignaalidele. Probleem on selles, et me võime kasutada tehnoloogiat, mida mõni meist arenenum tsivilisatsioon enam ei kasuta. Mõtle selle peale, kui keegi tänapäevast prooviks nutitelefoni abil suhelda inimesega keskajast, ei oleks teisel poolel mingit võimalust signaalist aru saada. Võimalik, et meie olukord kosmoses on samasugune. Võib-olla liiguvad meie juurest praegu signaalid mööda, kuid me ei tunne neid sõnumitena ära. Seetõttu on teadlaste otsingud järk-järgult laienenud. Nad ei otsi enam ainult suhtlust. Nad otsivad nüüd ka jälgi tohututest inseneriprojektidest, märke väga suure energiakoguse kasutamisest ja kummalisi astronoomilisi nähtusi, millel võib olla tehislik päritolu. Kuid praegu ei ole veel kinnitatud tõendeid. On olnud mõningaid juhtumeid minevikus, kus teadlased arvasid, et nad on leidnud võimaliku tulnukate signaali. Kuid põhjalikumal uurimisel selgus, et need olid vaid looduslikud nähtused või signaalid, mis pärinesid maalt endalt. See näitab, kui raske on eristada tõelist anomaaliat tavalistest astronoomilistest sündmustest.
On ka ideid, mis ütlevad, et võib-olla peidavad arenenud tsivilisatsioonid end teadlikult. Kui nende tehnoloogia on piisavalt arenenud, et manipuleerida tohutute energiatega, võid neil olla ka võime vältida avastamist. Muidugi jääb see kõik vaid oletuseks. Puuduvad tõendid, mis kinnitaksid, et on olemas tullukate tsivilisatsioone, kes end teadlikult varjavad. Kuid see näitab, kui palju võimalusi tuleb arvesse võtta, kui räägitakse elust väljaspool maad. On veel üks huvitav võimalus. Aga mis siis, kui me ei jää tehnoloogias maha? Mis siis, kui me jääme ajas maha? Mõned teaduslikud mudelid viitavad sellele, et universumi ajaloos võis olla perioode, mil intelligentse eluteke oli soodsam kui praegu. Kui need mudelid on õiged, on võimalik, et mõned tsivilisatsioonid tekkisid ja kadusid enne maa tekkimist. Või võib-olla on veel tsivilisatsioone, mis pole veel hakanud tekkima maailmades, mis alles praegu moodustuvad. Kosmose tohutu ajaskaalal on kogu inimkonna ajalugu vaid silmapilk. Ja võib-olla on see üks tähtsamaid asju, mida astronoomia meile õpetab. Me ei ole kõige keskpunktis. Me oleme vaid noor liik, kes alles hakkab universumi kohta küsimusi esitama. Praegu ei ole me veel leidnud ühtegi tullukate tsivilisatsiooni. Me ei ole veel näinud ühtegi Dysoni sfääri. Me ei ole veel saanud ühtegi sõnumit, mis on kahtlemata pärit mõnest teisest maailmast. Aga see ei tähenda, et keegi ei ootaks. Iga uue teleskoobi käivitamisega, iga avastatud eksoplaneediga ja iga signaaliga, mida astronoomid uurivad, laienevad meie teadmiste piirid. Ja võib-olla ühel päeval tuleb avastus, mis muudab täielikult meie arusaama oma kohast universumis. Kuni selle päevani jätkub otsing. See pole ainult otsing tulnukate elu järele, vaid ka vastuse otsimine ühele suurimale küsimusele, mida me kunagi oleme küsinud. Kas oleme tõesti ainsad, kes mõtlevad, unistavad ja vaatavad tähtede poole? Või on kusagil universumi kaugetes nurkades veel silmapaarid, mis küsivad täpselt sama küsimust?